eest vaatad, et vasak käsi, samamoodi nagu ranne, nagu see käsi oli pea taga, vasak käsi ei tohiks olla õlast, sellest joonest, kui ma võtan otse, ta peaks olema sellest joonest natuke seespool või natuke rohkem. Isegi otse on natuke palju, natuke seespool. Et kui see asend on nagu paigas, siis võib jooksma hakata. Mõnikord võiks trennisega nii, et kui ta hakkab jooksma, asend läheb ära, parem karju, et stopp, asend paika. Et nüüd on, näed, mul asend on paigas ja algul võiks hakata liikuma aeglaselt. Aeglaselt ei hakka kihutama. Olen jala peal, hakkan siit minema, näen. Tunnen, kõik ei lagun ära kuskil. Olen jala peal. Et nagu saad selle, jalad on kogu nagu head ja asend on paigas. Kui see juba on selge, siis vaikselt minna kiiremaks. Juba nüüd paika, lähed juba natuke siit tööle. Aga esialgu ikkagi aeglaselt ja siis kiiremaks. Ja kui juba on nagu see aeglaselt kiiremaks on selge, siis võiks teha ka teatud nagu harjutusi. Võib teha ka mingeid siuksed, tuleb siit natukene tunnetada 2 korda ühel, 2 korda teisel. Tunnetad jalga, ühe jala peal, teise jala peal. Et selline väike nagu jalgade tunnetus mängimine, see on tähtis. Ja siis, ja asend ei kao ära kogu aeg. Kõige parem on tõesti siin, meil on õhtu, siin on aknad peegelduvad. Joosta otsa aknasse, joosta akna kõrval. Et ikkagi õppida ennast jälgima, kontrollima. Ja kui see enam-vähem on olemas, siis võiks rõhutada 2 momenti. Odaviskes on 2 asja on tähtsad. On tähtis see, vasak jalg peab andma siit, kui ma lähen viskesse, see see vasak jalg peab lõpus olema sealt, andma seda rütmi. Ja parem jalg, kui vasakul on rütm antud, siis parem jalg peab plaks, panem põlv sisse siia edasi. Et selles mõttes võiks oda jooksus nagu 2 asja harjutada. Teha vasakut jalga teha. Hopp, 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 hopp. Ma harjutan kogu seda. Palju läheb see. Harjutan vasakut jalga. Siis teine asi, võid ka paremat puusa natuke siit mängid algul. Lähed käimise pealt. Hopp, näed, kogu aeg siit kohistan jalga natuke. Asend on paiga, asend ei kao kuskil ära. Hopp, näed, hopp. Nüüd proovin sama asja teha väikse jooksuga. Hopp, hopp, hopp siit. Ja kui ma saan need 2 asja kokku, asend ei kao ära, siis on juba mul nagu see tunnetus olemas. Lõpuks ongi heast asendist, vasak annab laksu siit, kiirendus ei kao ära, uus paneb, siit on kinni ja ise läheb. Noh, selline nagu jooksu üldmudel, asend paika, käimise pealt, aeglase jooksu pealt, kiire jooksu pealt, siis rütmiharjutused. Vasakut jalga rõhutada, paremat jalga rõhutada. Ja lõpuks püüda kokku panna. Ja muidugi siis võiks tulla juba need ka veel, et tahaviimise asjad ka. Nüüd lähmegi tahaviimiste juurde ka natuke. Tahaviimine ka, et algul käimise pealt. Lähed siit. Kunagi ma ise mõtlesin niimoodi või õpetas mulle keegi, et kui käimise pealt teed, nii kui jääks käsi seisma siia, käin alt ära, näed, lähen võib veel minna. Kerin vilmeliidi tagasi, lähen, vasak, parem, vasak, noh, natuke siin võib-olla ma praegu eksin, võiks kiiremini viia või kuni aegselt viin, võiks ühe sammu veel teha. Aga et noh, sellist, nagu käin alt ära, lähen, kerin tagasi, lähen ja pärast, kui see nagu on selge, siis võib teha, algab isegi nii teha, tunned seda, hopp, hopp, siis käimise peal ja siis saamasi nii, jooksudat läheb, jala peale, nüüd on vaja teine viis kaarega vaata, mitte kaarega ta viia. Vasak, parem, vasak, parem. Vasak, parem, vasak, parem.
Nüüd on tähtis see moment ka siin, et ma pean saama jala peale, et kindlasti ei tohi teha seda, sest ma lähen siia nagu. Et igasugune, ütleme, kallutamine, hoo võtmine on tegelikult, kaotad kiirust. Et ikkagi peab suutma hoida seda, hoian, et nüüd, kui see ise tuleb, et sealt ma kohe saan minna. Ja samu asju võiks teha natuke ka vasaku käega.